Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Ja suur rõõm on teile öelda jälle tere. Meie järjekordne podcast Anuga on teie ees ja eelmine kord me jäime pidama täiesti intrigeerivatele teemadele nagu Demi Moore'i ja Nicole Kidmani iluoperatsioonid. Just, ja rääkisime siis vananevatest naistest. Vaadake meie eelmist podcasti. Meil läheb vist 6 hooaeg või? Mul hakkavad hooajad segamini minema, aga ma tean, et me lõpetasime eelmise hooaja 41. saatega, nüüd meil oli eelmine saade oli 42, nüüd on 43. saade juba ja peagi on lähenemas juubel. 50 uus 30. Klaasid peavad seal poole alati kõlisema, kui juubel tulekul. Ja 50 juubel, see on täiesti uskumata. Mis me teeme siis, Anu? No meil tuleb avalik salvestus, mis on ka äge ja seda ma poleks iialgi uskunud, et me selle ära teeme ja me otsustasime seda teha naistepäeva paiku ehk siis 6. märtsil. Minu meelest, ma ei hakka praegu oma telefoni nokkima, kas oli neljapäevane päev, no just mõnus, tuleb peale tööd, et me soovitamegi peale tööd kohale tulla, sest et koht, kus me seda teeme, on Tallinna vanalinnas. Uus klubi Manala Rosa ja oli vist Müürivahe tänavalda tänav, on ju. Ja see on selline mõnus suur saal seal ja samas nagu hästi mugav ja selline cozy ja kes sinna saab juba kella 4 tulla, ehk siis kui mõnel lõpeb siis tööpäev 4, mõnel lõpeb kell 5, mõnel lõpeb kell 6, et tulge sinna, et meie oleme kohal kella 7 ja alustame oma õhtuga, aga seal saab varem natukene süüa ja juua ja... Tervisenapsid on kõigil esimesed 120 inimest saavad kindlasti väärika preemia, kinkekotid erinevatest toodetest, mida me siin saates oleme kasutanud. Nano-Aasialt on meil Aatose kosmeetikumid, imelised kreemid ja seebid. Need on UNESCO pärandisse kuuluva Munga kloostri taimedest tehtud need kosmeetikumid ja siis samamoodi imelist kosmeetikumi Pariisi veelt Kollistar, millega on siis tehtud meie meigid ja me ei ole seal sugugi Anuga kahekesi, vaid otse loomulikult on Anu ja nüüd on ka natukene minu ihumeikar Reet Härmat ja põhimõtteliselt võib küsida kõike. Kuule, vaata, kas mu hambad on punased. Ei, hambad on imelised. Mul on alati see probleem, et kui ma vahepeal käin huuli värvimas, siis jääb hammaste külgega natukene huulepulka. On minu arvates 2 tüüpi naisi. Ühed on need, kes mitte kunagi teistele ei ütle, kui neil on hambad värviga koos, aga ma ei ole kunagi aru saanud, miks ja teised alati ütlevad. Mul on nii tore, üks tore sõbranna oli, me tegime Head tüdrukud, nii ei tee neid aastaid, tegime stand-up tuure. Ja seal oli siis Keti Uibamägi, kes alati ütles, kui midagi viga ja valesti oli. Tema kutsus mind üleüldse korrale
meelest ma armastasin toona kanda hästi lühikesi pükse, kujutage ette, mina ma võisin seda teha, ma olin nagu Demi Moore ja siis, kui tuli niisugune pinevam koht, ma tõusin vahepeal seal püsti ja võib-olla näitasin ette natukene mingeid liigutusi või seletasin hästi suurelt mingit situatsiooni, siis mul oli selline väikese tüdruku sündroom, kes tõmbas neid lühikesi püksi ja see oli nii naljakas, ma ise ei pannud seda tähele ja Keti ütles mulle kohe, Anu, lõpeta ära, ta ei öelnud seda rahva eest, ta ütles pärast, kui väike vaheaeg oli, et see oli hästi tore ja siis oli teine äärmus, oli Liina Pulges, 4 lapse ema, minust tunduvalt noorem. Aasta ema. Ja tema siis hiljem tunnistas mulle üles, siis kui me vist tegime veel, aga mitte nii tihedalt neid etteasteid, siis ta ütles mulle Anu, et vaata, meil oli natuke selline nagu ärapanemine ka seal, et kui 3 tüdrukut on ikkagi laval, siis ma mäletan, et me jõudsime mingil hetkel sellisesse etappi, et ja kui sa oled aastaid juba koos olnud ninapidi, siis sa tead nagu teistest saladusi, teiste asju, sa oled ju vahepeal napsutanud, siis sa räägid ju ära mingid lood ja siis me hakkasime mingi hetk üksteisele ära panema laval, mis oli päris õudne. See on see, et meeste vahel on vendlus ja naiste vahel on õelus. Just. Aga miks? Ja kuula, ja siis ma panin talle ka vist natuke puid alla seal mingis etenduses on ju. Ja siis ta mulle siis hiljem tunnistas siis, kui me hakkasime juba seda asja lõpetama ja teada Anu. Ja mina mitte kunagi ei öelnud sulle, kui sul olid hambad punased. Ma ütlesin, fair enough. et see ka juhtus, et kummaline ja see läks ainult hullemaks siis, kui me tegime, kui head tüdrukud nii ei tee ju, muutus pahadeks tüdrukuteks ja siis me tegime ju BSA, Pärtelpoeg ja mina. Ossarraks, vaat seda sa oleks pidanud nägema. Pärtelpoeg jäi oma töökohast ilma tänu sellele hitis, jah? Mis see on seal? Superhitt või powerhitt? Ei ole. Issa, ma ei tea, raadiojaam on ja noorte raadiojaam, selle hommikuprogramm. Ta jäi sellest tööst ilma tänu sellele, sest me rääkisime seal ülemusi taga. Ei, me kritiseerisime, siis ta rääkis ühest kaassaatejuhist väga sellisel kriitilisel moel ja loomulikult sa pead alati arvestama, et publiku seas on ju ka inimesi, kes siis kohe jooksujalga ette kannavad sinna, kuhu vaja on. Ja ta jäi tänu sellele töökohast ilma, aga mis kõige õudsem oli ja mida siis BSA manager kutsus meid lõpuks, tal oli oma manager, kes siis kõik asju hoidis. Tõestis on alati see nii naljakas, et sa näed inimesi piimapoes ja sa pead suhtlema nende manageriga. Just. Ja siis tema ütles tüdruku, väga õigesti ütles, tema ju vaatas kõiki neid etendusi ju kõrvalt ja pealt ja ütles tüdrukud, et see asi kisub teil hästi vastikuks ja inetuks, et te ei tee enam nalja, et see ei ole naljakas, et te oma vahel panete lihtsalt üksteisele puid alla ja väga inetult räägite mingi salaasja või mingi nõrkuse või mingi teema välja, mida te olete võib-olla seal purjus peaga oma vahel liibadi-laabadi rääkinud või siis pikkadel autosõitudel ikka avad ju südant ja et see läks nagu inetuks kätte ära ja arva, mis oli siis BSA, mida põhiliselt mulle siis laval otse kõigi ees. Ma mäletan, et see natukene kriipis, aga mitte väga. Ja minu meelest Pulges ütles mulle seda ka tihti enne juba, et kui millegi muuga ei olnud mulle ära panna, siis vanusega alati, et kohe tõi, ma mäletan, kus ma olin Tiiu Kaanel või kuskil. Mina olin just sina tegid loo veel. Ja siis ta oli esimene asi peale seda, et ossa kurat, nüüd on korras, meie seas on pensionär, et ta on nüüd et ma olen kõikidel kaantel olnud, ta ise rääkis, ja nüüd meie seas on pensionär, kes on olnud Tiiu Kaanel ja järgmine on vist, ma ei tea, kas see 50+ või 60+ või mis ajakirjad need veel on, Eesti Naised. Sinna sa pole ikka kobalt. Ja ei, sinna ma ei ole läinud ja siis ta ütles ja siis Eesti Naise viskas sealt ja mõtlesin, sorry, kuule Eesti Naises ma olin 10 aastat tagasi Kaanel, nii et see on juba tehtud. Et see vanuse teema ma olen märganud, et on ka ajakirjanikel või reporteritel, kui nendel ei ole mitte millegi muuga mulle nagu panna, siis see millegi pärast naisi solvatakse sellega rohkem. Ma ei ole kuulnud, et tuleb nüüd
Kallas või Ilves või Karis või ja järsku ühel hetkel öeldakse, et noh, et pensionär, noh. Ja minu meelest, kas see ei olnud nüüd, isegi keegi ütles mulle, et see Norman vist tegi jälle seda edekabelit vist, et seal ta ei osanud ka midagi mu kohta vist muud öelda, et Anu korraldab hooldekodus mingisuguse, ma ei tea, mis sündmuse. See oli hästi kurb, sest ma olin samal ajal just ka, no see oli nagu, aga noh, ta ei läinud mulle hinge, selles mõttes ma tean, et kui mitte millegiga ei ole mulle võimalik haiget teha, noh enam laps mul ei ole väike, vanasti tehti ka lapse peal kuidagi, et noh vaata, milline ema sa oled, eks ole. Et see oli see põhiaspekt. Siis täna on päris koledaks, no okei, nõiaks ja selles mõttes inetuks ja kurtsuliseks ja jälle see vana, korts ja vana. Kas see solvab sind üldse? Ei, see ei solve, aga ma mõtlen, et lihtsalt, et kus on teie fantaasia nagu ülim aste, nagu, et tehke mingit lahedat sellist briti huumorit või midagi peent, kuidagi nagu, mis natuke oleks niimoodi, et noh, et sulle endale, vaata parim ärapanemine on see, et kui sulle endale tundub, et see on jumala naljakas. Ja see on jumala äge, aga samas tegelikult see on nagu korralik nagu puid allapanek, et sellist briti huumorit meil nagu ei osata hästi teha. Aga see vanuse teema on kuidagi kõigil alati hambus. No ja vahepeal oli see ka, et ma ei ole mingil juhul ei reporter, saatejuht ega kolumnist ega saatejuht. Ära ütle seda sõna välja, sest see sõna hakkab võimenduma. Ja ma ei ütle seda välja, kuidas mind kutsuti, eks ole. Et see on nagu, et see teeb nagu mingis mõttes, see teeb kurvaks, aga samas see näitab ka seda, et kuidas inimesed on kadedad ikka. Ega sa muidu, ma ei ütle ühegi inimese kohta, ma ei võta teda hambusse, kui mul väike kadeduse uss ei piinaks või mingi õeluse uss. Muidu ta ei läheks üldse korda. Just. Et ma nagu et see peab olema nagu see mingi asi, mis sul kripeldab, et sa pead midagi selle kohta ütlema. Ja sellepärast ma olen alati soovitanud inimestele, et kui sa tahad kellegile ära panna, kätte maksta, teda solvata, kes on sulle haiget teinud, siis ära võta isegi tema nime suhu, ära isegi räägi temast. Noh, see on ka muidugi lolle, kui selle inimese kohta küsitakse midagi, siis sa teed niimoodi. Ma ei tea, kes see on. Et Roman Baskin kunagi, sorry, rahu tema põrmule on ju. Ma mäletan, et ma tegin kunagi intervjuud ja siis proovisin talt vist hästi toreda küsimuse midagi esitasin ja siis ta ütles, et kes sina veel nagu, ma näen, et ta teab väga hästi, kes ma olen, aga ta pidi olema ikka kraad kõrgem. Et siis, kui sa ei räägi, sa ei võta selle inimese nime suhu, see on ka paljudel kordadel hästi. Või kui sa ei kommenteeri, vaata, mida alati oodatakse on see, et kui siin plahvatab mingi pomm jälle kas või nende noorte inimeste seas, ütleme siis niipidi. Ja huntide ja kaelkirjakute, krokodillide ja kitsede seas, siis ja kui sina ei võta selles seisukohta ja üldse ei kommenteeri, kuidas see käib inimestele närvidele. Keegi ütles mulle, et Anu, mine vaata just neid kommentaare, et kui siin mingi sõda jälle lahvatab, kus nagu nii teatakse, et sa ju tunned neid inimesi, siis sealt kommentaariumist loeb ka välja, et aga mida sellele ajusaagimil on öelda, siis ajusaagim ma olen endiselt. Seda võite kasutada. Selle nime pani mulle Mart Juur kunagi, kui ta tegi Granaati Eesti Ekspressis. Ja siis, kui ma olin umbes sellisel tasemel, et kollasemat naiste siin meediamaastikul ei olnud, siis ilme ma käisin ka nii kohutavalt närvidele nii-öelda siis tõsiselt võetavatele ja normaalsetele inimestele, et siis pani mulle ajusaagim nimeks ja siis kribas. Minu kasutas vahepeal ka minu arvates laiendid vanim töötab pensionär sinu puhul. Päriselt, seda ma ei teadnudki. Ma ei tea, kas see oli raadiosaates või aga nüüd te olete ju kolleegid. Nüüd, kui me oleme sõbrad, siis ma nägin, et tal oli mingi hetk, kui me hakkasime tihedamalt läbi käima, siis ma natuke vist tundsin, või ma kujutasin endale ette saba otsaga, ma näiteks tundsin, et tal oli endal piinlik. Aga miks? Sest mina, vaat sellised asjad ei lähe mulle korda. Minust ajusaagimine on geniaalne. Et andke selliste asjadega nagu tuld, aga ja see vanuse teema ei lähe mulle ka enam korda, sest et vanemad naised on moes, nagu te teate.
no eriti noorte poiste seas, nagu te teate. Mõttega meil eelmine kord. Ja vaadake meie eelmist podcasti, ma olin seal väga avameelne noorte meeste suhtes. Rääkisin väga palju. Isikud. Ei, ma ei paljastanud. Isikukoodid, pinkood. Ja seda küll, aga ma taktikalised mõõdud. Sain järelkaja meie eelmisele saatele ja seal paljud inimesed hakkasid kohe ära arvama. Nimeliselt, et kes on, te olete täiesti valedel jälgedel, ma tean küll, keda te mõtlete. Mõtlete ühte seda meest, kes oli võib-olla ka pooleldi tuntud, keda täna meie seas enam ei ole. Kahjuks, aga see ei ole need paar noort poissi, kellest ma seal rääkisin, need on elus. Ja täie tervise juures. Saadame kõigile tervise. Et te ei tea pooli asju, et ei ole nii, et mu elus on 2 meest. Okei, ma olen 3 korda abielus olnud, aga... Siis on 3 meest olnud. Aga ma nagu, et ei olegi rohkem olnud, et päris nii see ei ole, aga inimestele meeldivad need arvamismängud, aga vaata neid meid ära ei arva. Sellepärast, et et seal juhtus täpselt selline asi nagu selles Baby Girlis ehk kullakeses, et meie väljas ei käinud selle ühe mehega, kes must noorem oli, sellega me käisime hästi palju väljas ja möllasime, sellepärast kõik teadsidki teda, aga nende järgnevatega ma olen teinud niimoodi, et kuidagi saba otsa tunne on öelnud, et meil kummalgi ei ole mugav, kui me välja läheme kuhugi. Korra ma mõtlesin pimeduse katte all, et lähme halli. Sest mul oli nii selline, mul oli väga groteskne meik, ma ei mäleta, kust ma tulin. Võib-olla oli ka pool Halloween, on ju. Mõtlesime, et nagu nii on mingid maskid ja asjad ees, et et sinna võib küll näpud minna püsti, aga siis me saime viimasel sekundil aru, et ma võin isegi endale kilekoti pähe tõmmata. Et inimesed saad ikkagi aru, et see on mina. Nii et ja siis ühe korra me tegime ühepulli oli see, et me panime sellise paberkoti, ma ei mäleta, kuhu me läksime, nalja pärast lihtsalt ja tegime nagu need 2 auku sisse. Läksime isegi mingi tavalisse kohta, mingi kinno või mingisse väikse kinost sõprus vist oli. Ja siis mõtlesime, et teeme pulli, et järsku mõni tutvumine, siis pani mulle sellise väikse toidu selle koti pähe ja 2 silmaauku. Arva saa, me kinnogi, me juba tänapäeval nii et selliseid nippe ei saa teha, aga siis me veetsime aega rohkem 4 seina vahel. Hotellides, kodus, teineteise juures. Aga see muutub ühel hetkel jube kurvaks selles mõttes, et mitte et sa tahaksid jagada, vaid sa tahaksid teda teistele näidata, vaid sa tahaksid nagu nautida elu koos temaga. Ja normaalseid asju, just nagu ma ütlesin, minna teatrisse, minna kinno, ma ei oleks kindlasti läinud mingile kassirissetele on ju, mingitele nendele promoüritustele, et vaata paljud meie kuulsused isegi ei käi esitles uut elukaas. Ja, et hästi paljud meie kuulsusedki käivad üksi, kuigi me kõik teame, et nendel on mehed olemas, nad põhimõtteliselt ei taha käia ja me ei oleks ka kindlasti läinud, aga häirima hakkas see et sa ei saagi pühapäeva hommikul mõtled, päike paistab ilus ilm, läheme kuhugi terrassile pannkooke ja kohvi võtame ja naudime seda kaunist hommikut, et ühe korra proovisime. See oli ka kurb, et see lõppes sellega, et tema tool nihkus sinna nagu meetreid kaugemale ja mina siis jagasin mingit kellegile autogramme või tegime Insta-pilte või lihtsalt pidin lobisema mingite tundmatute inimestega. See on karm. Ma ei mõelnud, ma mõtlesin, et Eestis ei ole midagi, ma lähen ju siin ka, ma käin poes nagu tavaline inimene. Ma ostan samamoodi piima, saia võib-olla väikesematest nišipoodidest on ju, nagu Kala Arsenal näiteks, meie suur lemmik. Kammkarbid palun väga. Ma olen püsiklient seal, et ma käin sellistes kohtades, aga ma kunagi ei mõtle selle peale, et kunagi ühe ajakirja peatoimetaja ütles hästi halvustavalt, et meil ei olegi staare, et kõik nad käivad nagu umbes poes vorsti ostmas. Et minu meelest see ei ole, kuule, Jessica Alba ja Demi Moore ja need käivad ka, on pilte, kus nad käivad ka poes, kujutage ette. Et see ei ole selline. Telli omale kullariga koju. Või et nendel ei ole teenijaid, kes ei too koju, nad tahavad ka elada nagu inimesed käia poes ja nautida. Ja ma olen täiesti vaba
reaalselt minu nädalavahetuse riietusdressid, ilusad dressid ja issand jumal, ma käin Taara punktis isegi Taarat ära viimas. Nalja teed? Miks? Seal samas Kala Arsenali kõrval. Miks ma Taarat? Automaat. Ja ma käin ja ma teen mitu asja. See Arsenal, kuigi meil on hoopis teises kohas on ju, siis see area on nagu kujunenud minu selliseks lemmikuks. Ja mis te arvate, et ma siis tõmban endale mingi koti pähe või kapuutsi või ma ei tea mille ja siis lähen nagu viin Taara ära või ei, ma teen kõiki neid asju, minu meelest see ei ole häbiväärne nagu, et ma lähen poodi, ostan juustu või piima või... On inimesi, kes õudselt pelgavad seda, et keegi vaatab, mis neil on ostukorvis või teised inimesed, kes pelgavad seda pakendi kilekotti, et jumala eest nad vaatavad, mida ma välja viskan. Aga muide, ma olen sind aeg-ajalt linnas näinud, kus ma märkan, et sul on see mõud peal, et sa ei taha kellegiga väga suhelda, et sul on mingi nokakas peas. Nokamütsi ma kannan, sest ma ei tee meiki vaata. Ja just. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et äkki sul on see no-name mode praegu, et ma ei hakka sind kusagilt kaugelt lõika. Muidugi ma näen, sa liigud samal trajektooril ja minu kontoriga ja siis ma mõtlen, et las inimene olla, tal on tema privaatsus. Ei, sa võid alati hüüatada, mul ei ole selle vastu midagi, ma ei näe. Vaata, kui ma olen sellises mõõdis, ma tõesti ei näe, et paljud on öelnud, et ma olen ülbe, uhke ja vastik, aga... Ma mõtlesin, et sa tahad olla tavaline mingitel hetkedel. Ei, siis võib küll kõne. Tavaliselt siis kõnetatakse, kui ma mõtlen, et ma näen välja nagu krants ja siis, et võiks nagu võib-olla mitte, aga kuna ma kannan nokamütsi, sest me viitsi meiki panna, endal suu on mul alati hoitud, ma olen sinna pannud sellist tagasihoidlikku huuleläiget, silmi ma ei värvi, siis rohkem ma ei teegi. Ma näen üsna hea välja ka ilma meigita, nii et pole probleemi. et sellest rääkides nagu... Aga kas sul hakkas kuluma ka nagu mingi hetk aega selleni, et sa julged kõva häälega oma vanuse välja öelda, kui sul oli eelmisel kevadel sünnipäev, siis ma mäletan, et me rääkisime sellest, aga mina olen näiteks puutunud kokku ka naisteajakirjade kaanelugusid teges väga paljude naistega, et nad on kõigeks valmis, välja arvatud see, et nende nime taga sulgudes oleks nende vanus. Ja seda nad ei taha ja minul on ka olnud see periood, aga täna ma mõtlen nii, et see on nagu, kui ma loen mingit artiklit kellestki, siis ma ei taha selles mõttes, ma tahan seda vanust näha, sellepärast, et ma tahan kas samastuda või mõelda, et vau, et et tema vanuses juba, kas see on siis noorem või vanem inimene, vahet ei ole, et ta on selliseid asju teinud, ma guugeldan kohe, ikka huvitab, mis see inimese vanus on. Kinos ma ka vaatasin, kui vana Kiidman tegelikult on. ja, et inimesed teevad seda, et see on täiesti okei, aga mulle ei meeldi see, kui seda kogu aeg nina alla hõõrutakse, aga sinu vanuses siis või et sa oled ju selles eas ja siis öeldakse, et kui me alustasime siin, et ma tegin siis nende noorte tüdrukutega seda stand-upi Pahad tüdrukud, siis see oli nende põhiargument, oli kogu aeg mind alla lasta, et kui vana ma olen. Ja siis ma mõtlesin ise nagu muigasin, mõtlesin nii, huvitav, miks te teete umbes asja üldse, et milleks teil nagu, et võtke mingi omasugune siis ja siis tehke ja kääksuge edasi seal. Ja kes teda näha tahab siis? Ei, et see... Keegi ei tule ju vaatama mingisuguseid lapsi lavale. Ei, tegelikult inimesed tulevad vaatama. See on hästi nutikas oli meil, see plaan oli küll hea. Esimene kord ka, et oli 4 lapse ema, vaata, ema. Siis oli Liina Pulges on kõike muud kui tavaline. Ei, räägime sellest, milline sina tead, mina tean, enamus normaalsed inimesed ei tea. Vaatab, tema ju reklaamis ennast aasta emana, 4 lapse ema, nii väga korralik, eks ole. Täpiline teeb täpilise põllekesega, teeb koinud pallkooke. Ja väga tore on ju, läheb peale. Nii, siis on mingisugune noor beibe on ju ja siis minusugune seal niimoodi kõigub seal kuskil, et ei tea ise ka, bravuuritar on ju, et vaata, et kõik asjad olid kaetud, et see on ju hästi loogiline. Ei, selles mõttes te olite nagu mingil määral mingi seksilinna mudel, et seal oli mingi pöörane tegelane, siis vähem pöörasem, siis mingi tütrekene, kes tahab mehele saada. Ja vahel hüppas Reedu ka kampa on ju, kui kellelgi oli seal mingi muu häda on ju. Ja siis oligi nagu selline, et hästi hea, miks on hästi oluline, et hiljem ka, kui me Pahasid tüdrukuid tegime, sa võid isegi arvata, et mis seal toimis siis, et oli mina, eks ole, vanem daam nii-öelda, siis mingi blond beib, ja me ei saa mööda ka ümber, ma ei taha siin kedagi solvata, selline pisut korpulentsem, tumeda nahaga
tütarlaps, tead, kuidas teda armastati tegelikult, tead, kui paljud temaga samastusid. Tema oli üks kõvemaid tõmbenumbreid meil, et see oli müstiline. Ma peaks katsuma ennast uuesti paksemaks süüa meie avalikuks vestlusõhtu. Just, tee seda, ta läks kõige rohkem ja tema lood olid, vaata, kui meie olime natukene nagu briljandid, šampanja, siis temal olid hästi lihtsad lood ja mille pärast nagu üks siis blondidest hakkas teda ka nagu kuidagi niimoodi ta oligi, ta tuli kiiru, kui ta oli laps, siis ta oli mees, siis ta oli mehest lahkumine, ta kogu aeg toimus midagi, siis ta oli tööst ilma just jäämas, siis ta tuli kortsust, alati riided olid kortsust, sest tal ei olnud aega neid triikida, et oligi selline päris inimene nagu, ja ta rääkiski kaalust, ta ei saanud seda alla, ta ei saanud seda üles, ta oli kogu aeg oli mingi teema on ju üleval, et ta oli nagu üks sealt rahva seast ja ta oli üks soositumaid, ma pean ütlema, ma olin vahepeal isegi kadeda peal, sest ta nagu mängis, ta ei mänginud seda rolli välja, ta oli päriselt see inimene, ta oli päris lihast ja luust inimene. Ta ongi erakordselt siiras. Mina teda küll inimesena olen harva kohanud, aga ta ise põeb seda nii hirmsasti, et ma tahaks teda vahel raputada Pärtel poe käsis ja öelda, et ära mine nüüd seda teed, et ta siin tegi ka, ta tegi rindade vähenduse operatsiooni. Ma ei tea, kas ta tegi selle maa vähenduse operatsiooni ja siis mingi naha kokku tõmbamise värgid ja kõik need asjad, võtab natukene šnitti siis oma sõbrannast, eks ole, kelle nime ma praegu ei ütle igaks juhuks, jumal kurat teab. See lõpeb kõik halvasti. Et ta võtab nagu selle šnitti, et olla siis see perfect Barbie ja samas ta ei saa aru, kui suur väärtus on temas endas. Et kui paljud teda imetlevad just sellisena, nagu ta on. Ja minu meelest ongi, kõik kategooriad on lubatud, sest iga ühele on keegi, kellele sa meeldid. Ja alati on ka keegi, kellele sa absoluutselt ei meeldi. Aga kusjuures minu arvates sina oled nagu selline põlvkondade ülene karakter, et ei vanane, ei mädane. Ei, kui meile kirjutavad, siis nad kirjutavad ju ka 18-aastased ja kirjutavad ka 60-aastased. Ja, siis ma näen välja nagu 18 ja ei, mõistus on nagu 18 ja välja näen nagu, vahet ei ole. Ei, kokkuvõttes ei ole ju vahet, et nagu me võime siin rääkida, ma ei tea, mis iganes bioloogilisest vanusest, mitte bioloogilisest vanusest, kokkuvõttes mis tähtsus sellel on või miks see peab nagu alati nagu nii suur number olema, sest minu arvates oli see väga hirmus 90-ndatel, kuidas tegelikult mingi põlvkond inimesi täiesti tõrjuti kõigest eemale, sest selleks, et kusagil läbi lüüa, pidid see olema noor ja ilus. Ja see on täna ka nii. See on täna ka nii. See ei puutu kunagi. Üritatakse nagu mingil määral ikkagi mingisugust teatud poliitilist korrektsust, et et anname sulle ka võimaluse, võib-olla kutsume sind ka töövest. Ja küll me võtame ikkagi selle kiisulipsuga tüdruku, kes just ülikoolist tuli ja maksame talle 3 korda suuremat palka, aga tead, üldiselt vanasti jäid 50-aastaselt pensionile. Aga et kokkuvõttes keegi nagu ei aru. Sellepärast tulebki säilitada kaubanduslik välimus, vabandage väga. Ma ei saagi aru täpselt, kas... Oi, see oleks praegu omale šampanjat peale jäänud. Et ilmselt ei ole üldse eluõigust siis, kui sa ei ole kogu seda paketti läbi teinud, mis Nicole Kidman ja Demi Moore, et sa ei saagi turul üldse konkureerida, kui sa ei ole ilus või? Mina olen mõelnud niipidi, et mingi vanuseni sa oled ilus, on ju. Noor ja ilus. Noor inimene on alati ilus. On ükskõik, mis ta teeb. Kas ta on meigitud, kas ta on meikimata? Ta on alati ilus. Kas ta on hommikul meigiga tõusnud? Alati ilus, nii. Ja siis mingist aspektist vaata, naised ütlevad, et ma muutun nähtamatuks, on ju. Et enne kui sa kõigis tänavad... Need on karjade kaupa, kes on kõik nähtamatud. Ja siis sa oled ühel hetkel nähtamatu. Ja mina olen alati mõelnud selle peale siis, kui sa tunned, et see piir hakkab lähenema, sa tunnetad seda, siis targemad inimesed saavad aru ju sellest. Siis ei jäägi mitte midagi muud üle, siis tuleb teha midagi sellist, kus sa paistad teistmoodi silma. Äkki, ma ei tea, mul ei ole see teadlik olnud, sest minu elus on kuidagi asjad hästi lineaarselt läinud, et äkki juhtub see, et alateadvuses ma mõtlesin, et kui ma hakkan kaotama oma kaubanduslikku välimust, et siis mul on vaja olla keegi, ehk siis tegija. Ja kui sa oled tegija, siis see välimusel on palju vähem tähtsust ja olulisust, on ju nii? Jah, ma usun küll, aga et samas nagu eeldatakse seda, et kõik on ühes, et on hea välimus, on tegija. Ma ei tea, kas andekate ja selliste huvitavate inimeste puhul see on ikka päris nii.
et ma mõtlen ikkagi siin, ma mõtlen kerima, praegu mul aju hästi kiiresti käib, ma mõtlen siit meie siis väikesest Eestist nagu, et kas on inimesi, kelle puhul ma imetlen Marju Lauristin, ma imetlen. Mul tuli ka millegipärast Lauristin täiesti imetlen, no, mida iganes, mis asja, no kui on nii huvitav ja tark inimene, sa ei vaata, see ei ole oluline. Passis sünniaastad. Ei, täiesti ebaoluline. Oli ju Ita Everi puhul oli täpselt sama. See oli ebaoluline. Mitte keegi ei oleks mitte kunagi julgenud talle nina lõõruda nagu mulle mu vanust on ju. See ei olnud relevantne. Sama Ivo Linna, võib-olla Reet Linna. No, see ei ole oluline, sest nad on oma valdkonna parimad tegijad. Aga see on nagu teistmoodi. Mitte kõik inimesed ei ela oma best before'i õnnelikuna happy hevel after üle, sellepärast, et nendes ei ole seda powerit ja elurõõmu. Minu arvates osa inimesi ise ennast hakkab ära tühistama. Mis ma nüüd sinna lähen ja minu vanuses ei sobi ja ma seda ikka ei saa teha ja ma ei tea, ma kahtlustan mäletades. Minul tuleb see meelde, kui minu ema, millest mina näiteks olen võib-olla saanud just powerit juurde, on see, kui minu ema hakkas mingil hetkel ütlema, kui ma ütlesin, et lähme teeme seda, reisime sinna või lähme sellele üritusele või siis ta ütles ja siis, kui ta ütles, mäleta, kas ta ütles, ma ei viitsi või ma ei hakka ja siis ma ütlen, mis mõttes, et ta on Tiina Tööneriga sama vanuna, eks ole, Tiina on surnud muidugi, aga ta ju esines hilise eani. Siis minu ema alati ütles, mis nüüd, et vaata mu passi või vaata mu vanust või vaata nagu, ta tõi kogu aeg selle nagu vabanduseks vanuse ja see mind nii tohutult juba noorest peast häiris, nagu mul on siuke tunne, et hakkas seda juba 35-aastaselt ketrama, et vaata nüüd minu eas või arvesta sellega, kui vana ma juba olen või see käis mulle kohutavalt närvidele, ma mõtlesin, mis mõttes see alandad, ise ennast tõmbad nagu alla veega kogu aeg, miks sa ise teed seda? Teised nagunii teevad, aga sina ise ka ja siis see sulandumine nagu massi, et ma ei saa seda soengut kanda või ma ei saa neid sukksaapaid ägedaid või kontsakingi jalga tõmmata minu vanuses. Mis kuradi vanuses? Kui sulle meeldivad need asjad, tee, ole, tõmba, aga mu sõbrannad on ja siis järgmine excuse oli see, et minu sõbrannad nii ei tee või vaata, kui haiged nad on, et nad mõni ei viitsi, ei saa kodunt väljagi enam. Ma ütlesin, kuidas sa saad rääkida? Me läksime riidu, ma ütlesin, ma ei suuda suga rääkida, ma pean ära minema. Ma pean värskelt õhku hingama, ma ei suuda rääkida, sest see ei jõudnud isegi kohale. Sest tema grupeering on ju niimoodi, nemad on sellised, nemad käituvad niimoodi ja pluss see tagarääkimine, et siis sind ilmselt siis võib-olla sellest arvatakse välja. Siin klannist, mõtlen, kui kurb see veel võib olla. Ehk siis mu ema ütles ka tihti peale, et ta armastas ka tantsimas käia ja seal igasugustel üritustel vanematel inimestel on ju ka klubid, on ju. Siis ta ütles, et et Anu, ma ei saa panna neid seda kostüümi selga, et ma näen selles liiga efektne ja hea välja ja teised on palju tagasihoidlikumalt riides, et mul on ebamugav olla nendega seal. Aga kas see on nagu Eesti probleem? Ma ei tea, ma ei ole Soomes seda näiteks näinud, seal vanemad daamid panevad niimoodi, et seal on ju kogu aeg, nad on ju sätitud soengud peas, kõik ilusad riided, vähemalt see seltskond, mida mina tean. Inimesed elavad ju selle nimel, et mingil hetkel neil oleks piiramatult raha, pension, siis nad... Ja, aga nad lähevad õitsele, ma olen tähele pannud ja Rootsis oli ka, et inimesed hakkavad õitsema siis, kui nendel lapsed on kodunt välja lennanud ja nad hakkavad pensionile jääma ja siis nendel tuleb, ma ei tea, 5. noorus või mis see siis on ja siis nad hakkavad kuidagi elama oma elu. Et see nagu mujal on, aga meil nagu antakse alla või siis ollakse juba nii tühjaks imetud, et seal ei ole isegi midagi alla anda, sa oledki tühi juba, nagu kott on ju. Et sul ei ole seda võimalust. Nüüd kindlasti keegi jällegi heidab ette, mis sinul on viga hõisata. Asi pole võimalustes, absoluutselt. Asi on mõtteviisis. Minu arvates on elurõõm või elujulgus on ka ju kokkuvõttes mingisugune rikkus või omadus või anne, mida tegelikult saab arendada või mida saab julgustada. Aga mõtle, kui kõik oleks sellised nagu mina, siis ma ei saakski siin maailmas üldse elada ju, siis ma oleks täielik tühisus ju. Et mina olen väga happy, olge hallid hiired,
tõmmake kõik piiuks, madalaks ennast, madalamaks kui muru, olge rahulikud, ärge tehke midagi, kadestage hästi palju need, kes teevad, on ju, klatšige neid taga, pange piike alla. Tegelikult ma tunnen, et see annab mulle palju rohkem isegi seda elektrit juurde justkui tõestamaks, et okei, aga so what, aga mina löön plaksu ikka edasi ja teie seal siis kiruge oma urgudes, et teisalt ma olen selline omakasupüüdlik ja natukene naeran nende inimeste üle ja ütlen, andke tuld, et seda rohkem saan mina särada. Aga üks asi, mis mul tuli vahepeal meelde, kui me just rääkisime sellest, et mis mind upliftib ka tegelikult on see, et nüüd ma olen mingitest, ja see ei ole ühe korra olnud, et see on eriti viimasel ajal nagu mu teele veerenud kuidagi, et ma olin Buduaari saates korraks üks sipsti, vaata seal inimesed on muutumismängus, on ju, tehakse korda nii-öelda, kes on alla andnud võib-olla, on ju. Ja siis ja ma olin vist seal kellelegi eeskujuks olnud korraks, läksin kohale, andsin talle kingituse, tegin kallistuse ja siis me pärast rääkisime, siis ta ütles tead, et ma poleks elus siia saatesse julgenud tulla ega mitte midagi teha, et tead, kust ma sain jõuda, ma kogu aeg mõtlesin sinu peale. Ma mõtlesin, et kurat, mida Anu Saagim teeks sellises olukorras, et kui talle antakse selline võimalus, et ta oli nagu sellest nagu postist või pulgast kogu aeg kinni hoidnud, et aga tema läheks ja tema teeks selle ära. Et läheb pekki, siis läheb, ei lähe. Et vaata, ma olen natuke ka see, et läks persse, läks, so what, järgmine kord uuesti ja paremini. Ja siis ta oli mõelnud, ja siis ta ütles saate ajal, tal tuli ka mingeid selliseid momente, et ta ei julgenud seal, ta pidi vist võib-olla avalikult seal kas siis esinema või midagi, siis ta ka oli mõelnud, et Anu Saagim küll ei kardaks, Anu Saagim küll, see oli nagu mingi mantra ja siis läksid mõned päevad mööda ja ma ei tea, kuhu ma sattusin või meil oli ka mingi vestlus-õhtu kuskil Reeduga vist ja tead, jälle tuli üks naisterahvas ja ütles, tead Anu, see on ainuke asi, et kui mul mingi asi peesse läheb või mingi kuradi vastik olukord tuleb ette, siis ma mõtlen sinu peale ja mõtlen, mida teeks Anu Saagim antud olukorras. Ja siis ma mõtlesin ka, wow, et päriselt ka, et Anus, et sa ei saagi aru, et sa siin mängid, et sinule on see mäng ju, elu on mäng, aga mõne inimese jaoks võib-olla see on kohutavalt oluline ja see natuke tegi mulle sellist pressure'it ka, ma mõtlesin, issand, nüüd ma pean olema levelil, nüüd ma pean olema tasemel, ma ei saa igasse solgiämbrisse kohe jalaga astuda. Ei, see tuleb ära unustada, et sa peadki vahel pea ees muda unnikus vähkrema ja püherdame ja kõik on totaalselt halvasti ja siis ujud sealt jälle välja ja lähed eluga edasi, nagu midagi poleks olnudki. Et see on mulle ka hästi palju kuidagi sellist, ma ei tea, indu andnud või see on isegi mind rõõmustanud, et see on väga armas, et nad on tulnud seda ütlema ja tore, sest minul on ka iidolid, kelle peale mina mõtlen, et on inimesi, keda ma kadestan, ma ei hakka siin nimesid nimetama, et nad Sabaliga kohe Nad on Eestis isegi. Ja isegi Eestis ja ma imetlen neid ja ma mõtlen tihti peale, et kui ma olen väga-väga väsinud või väga kuri või mingid asjad lähevad täiesti untsu või ma ei viitsi teha, siis ma mõtlen nende inimeste peale ja mõtlen, aga tema teeks niimoodi, tema ju suudab, ta ei ole kunagi, see on ju illusioon tegelikult, ma mõtlengi, et tema ei ole ju kunagi väsinud, tema vist mitte kunagi ei ütleks ei või saadaks kedagi kukele või jätaks mingi asja tegemata sellepärast, et ja see ka upliftib, ehk siis tegelikult meil on neid inimesi vaja, meil on neid iidoleid vaja, ükskõik, ma arvan, igaühel keegi on, kellega sa nagu just positiivses mõttes ennast võrdled. Mind on alati sinu puhul just võlunud see, kuidas sa ei lase kunagi latti alla, et sa oskad elada omal kuninglikul väärikal moel, et see teebki nagu kadedaks, sest tundes ennast, eks ole, hall, eks ole, mõõdukalt hall, küll krutskitega, aga et ma ütlen, mis nüüd mina, eks ole, et las teised seal olla ja las nad seal möllavad ja nii edasi, aga et sa võtad sellega endalt ära ainsa hetke, kus sa võiks keegi olla või miski olla või üldse midagi olla, mille nimel on võimalik nagu tagasi vaadata ja mõelda, see oli lahe. Et
see enda taandamine või enda tühistamine on kõige hirmsam asi tegelikult, mis saab juhtuda, et võib-olla sa peakski tegema kursuse, kuidas olla anusaagim. Kuidas mitte ennast taandada. Ja mitte ennast taandada, sest Eestis kuidagi see vanuse press on palju suurem, ma arvan, kui mujal, sest mujal minu arvates inimesed nagu sinu või minu vanuses läbivad ka mingisugust hullumeelselt seksuaalrevolutsiooni. Ma lugesin just Economistist just artiklit sellest, kuidas just seesama asi, eks ole, inimesed on majanduslikult sõltumatud, lapsed on suured ja nad võivad omale lubada uusi suhteid, mehi, naisi, noori, vanu ja kokkuvõttes nad elavad seda mingis määral seda hullumeelset 90ndate vaibi edasi. Et ma ei tea, kui palju sa oled märganud seda oma tutvusringkonnas. Elavad ja ega me ei saa ju aru, et me vananeme. Me ise ei saa aru, teised märkavad seda. Ega sa ise ei saa aru. Sa mõtled ikka, et sa oled seesama Piret sealt tead küll kust. Et me ei saa aru sellest, et me ei näe ennast realistlikult. Et see on, ma ei tea, kas see on kurb või... Nagu anorektikine. Jah, et nagu, kas see on kurb või tore, me ei ole seda veel adunud. Et ma ise ka vahel kalpsan ringi ja teen selliseid toredaid asju ja selliste kuidagi sulandun nende noorte inimeste sekka, aga kuidagi hästi valutult ja siis ma taban ennast mõttelt, et oot, kas ma isegi ei mõtle nii, et kas see on paslik, aga ma mõtlen, et ära nüüd liiga innustunud, et sa nii cool sa nüüd ka ei ole. Hoia nüüd hobuseid. Ja ma natukene tõmban ennast nagu tagasi, ma üritan jääda aga see on nagu lahe. Ma tegin just Estoni kohvriga, mul oli hommikusöök ja me läksime... Laeva peal olite vist? Ja me läksime terveks päevaks. 2 lolli, ma ei viitsi üldse, vabandust, Tallink nüüd, aitäh teile, et te meile selle reisi tegite, aga ma saan niisama ka selle Soome vahet kogu aeg sõita, et vabatahtlikult eriti istuv laevas ja ma ei mäleta, mis joomahulluses, mis peole me... Kust meil see mõte üldse tuli, et me lähme... ma tegin Estoni kohver tegeleb igasuguse reklaaminduse ja asjandusega ja mul oli vist üks mingi sutsakas tema projektis ja me läksime seda korraks, seda väikest sutsakat tegema Tallinki laevale keset päeva, kui laev oli sadamas ja seal laeva peal järsku, issand jumal, me ei olnud isegi mitte midagi joonud. See oli keset päeva. Ja see oli veel mõned noored kutid ja siis järsku tuli selleks nipsust. Ma küsin alati, kui mulle mingid inimesed väga meeldivad, Estoni kohver appi, issand jumal, nii kuulus inimene. Et alati võib ju küsida, küsija suu peale ei lööda, et kuule, tule ka mulle hommikusöögi saatesse. Ma olin täiesti kindel, ta ei viitsi tulla, tal on 1000 rauda tules, värgid, nüüd tuleb see muusikau ja nad kõik, 100 aastat ei viitsi, ütleb kindlasti, ma tulen helista, räägime 2 kuu pärast. Ja siis seal oli seal laevapersonalis ka üks Liisi ja ütles, ja, tulge siia, et tehke siin hommikusöök. Ja siis me kohvriga vaatasime teine seal otsa, miks mitte ise, ma mõtlesin, jutuks, küll ma ei viitsi. Mis asja, ma küsisin ka, kuidas see välja näeb, siis, et me tuleme nagu istume laeva, siis me siin sööme ja siis sõidame tagasi 5 tundi. Mida me teeme seal? Ma ei viitsi ja päriselt ma mõtlesin oma ajus, et mina ei viitsi. Ja siis Estoni läks nii põlema. Ja, me teeme selle ära. Ma mõtlesin, okei, cool, kõik on väga hästi. Ja teeme. Võtan seda ühendust. Tead, niisugune suusooja jutt. Ja siis olin Raadio 2 seal Raadio 2 hitid valid, ei, Raadio 2 aasta hitti valib. Olin seal, sattusin sinna ja siis Estoni tuli ise minu juurde. Ma ei tundnud teda äragi, kes see muga räägib, sest ta võttis prillid eest ära. Ma ei saanud aru, kes see üldse on. Kus veits prillid on? Ei, ma ei saanud aru, et see on sama inimene isegi. Räägi, millal me laeva läheme? Mis asja? Mingi noor kutt paneb mulle jälle pihta. Millal Saaremaale läheme? Ja siis ei, et see oli kokkulepe, me läheme laeva. Siis ma okei, panin
hakkas juhe kiiresti tööma, vaatasin, hääl oli nagu tuttav, on ju, ei viinud häältega pilti kokku. Ja siis see on Estoniga, et ja, ise polnud mitte midagi, olin ju lubanud kõik kokkulepped teha ja kõik asjad, ise polnud mitte midagi. Läksin koju, kribasin ruttus, et Tallinki Liisile, ütlesin, me ikka tuleme ja see läks niigi põnevalt ja nii sujuvalt ja see oli nii tore. Ja siis Estoni veel ütles, et ei, me ei tule kohe tagasi, me jääme Helsingisse veel päevaks ja siis võtame selle hilisemale. Ma ütlesin, kuule, kas ööseks, viskasin talle nalja. See läks juba nii crazy'ks. Ma ütlesin, kuule, kas ööseks ei taha jääda, et võta hotelli parem. Siis ta natuke läks nagu, tõmbas natuke tagasi, mõtlesin, vana inimene tahab teda nüüd murdma hakata. Mingi naljakas. Ei, ta kirjutas hästi kihtilt, aga midagi hästi lähedal. Ma viitsi praegu seda üles otsida ja võib-olla mul pole õigustki teise sõnu siin refereerida, aga hästi tore. Ma ütlesin, et tule rahune maha. Ma ei ole rahuldamata naine. No midagi sellist, et see läks hästi lobedalt ja väga kihvt oli. Ja kuule, meil jäi sellest ajast väheks. Mõtlesin, mida meil peale selle intervjuu üldse, no mida? Ma ei teadnud ta päris nimegi, sest ma küsisin ju talt numbrit, et ma helistan sulle tagasi ja ma ütlesin, mis nime ma panen. Ma ei teadnud päris nime ja ma olen teda kogu aeg Estoniks kutsunud ja tegelikult teised kutsuvad teda üldse kohvriks ja ühesõnaga ma kõiki neid Lancelotte ja kes need seal Koread ja Põhja-Koread ja venelased ja kes nendel, ma ei tea isegi neid. Ja mõtlesin, millest meil rääkida on ja see oli, täiesti panen käe südamele. See oli üks toredamaid päevi. Üldse nüüd sellel uuel aastal 2025. Aastad pole muidugi veel väga palju olnud. Sellepärast ma ütlengi, et see oli tõesti tore ja siis ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, see ei tohi mitte kunagi. Võt siit tuleb nüüd see mõttetera, miks ma selle loo räägin. Mitte kunagi ära alahinda ja ära ütle ei. Ära ütle eos juba ei. Ma mõtlesin kogu aeg ei. Kogu aeg jutuks hea küll ja ma ise ei viitsi ja mida ma selle inimesega, mul ei ole mitte midagi ühist ja ma ei oskagi taga mitte midagi rääkida ja mis kuradi jama sellest tuleb üldse kõik kokku ja ma isegi mäletan tookord, kui ma läksin sinna Raadio 2 aasta hitile, ma ajasin siis juba sõrgu vastu, ma ei tea, meil ei olnud tööles kedagi vist minemas ja see oli kuidagi ka imelikul ajal aastavahetuse vahepeal, mingi hästi lollakal ajal, kõik olid kadunud, ei tea kuhu, keegi mitte kuhugi minna ei tahtnud, on ju. Siis mind sinna kuidagi pressiti, siis ma läksin ka suu viltu peas Karola Madisele tänu, sest ta on kunagine väga tore sõbranna olnud. Et läksin nagu haledusest, et Karolale head meelt teha ja töö juures head meelt teha kolleegidele ja issand, kui ma seal olin. Ja ma sain rääkida Florian Faaliga, ma sain intervjuu ja ma sain valge tüdrukuga ja pastatriibud või mis need tänapäeval, kuradi triibupastad ja mis need, ma ei teagi nendest mitte midagi ja mul oli jällegi elu ägedaim õhtu. Ma olin nii õnnelik, et ma tõesti läksin koju, panin oma 2 väikest käpakest kokku, ma mäletan, võib-olla panin isegi küünla põlema, ma ei tea, saad aru, ma olin nagu nii, ma ütlesin, armas jumal, ma tõesti tänan sind, et sa kuidagi, et ma ei viitsi, jälle see, ma ei viitsi, ei taha, mis nüüd mina on ju. Ja siis kuidagi ma satun nendesse olukordadesse ja siis see on nii tore. Ja siis mõtlesin, kui ma oleks jätnud sinna minemata, kui kurb see oleks, mis ma oleks teinud? Kodus võib-olla mingid jube head filmi vaadanud, võib-olla on olnud seal mingi sõbra pool või see on ka väga tore, aga selle elamuse või kogemuse, see oleks mul jäänud kogemata ja see on nii kurb, et sellepärast ma mõtlen tihtipeale, et inimesed võtke ennast ka kokku, kui vahel tundub, ma ei jaksa, ma ei viitsi. Tead, ma ei oska, see on ka põhiline. Ma ei oska, ma ka kardan ju tihti peale. Ma ka ei oska. Ma mõtlengi, et ma ei tea, sest Florian Faalis ka mitte essugi. Mulle hirmsasti meeldib. No jaa, aga sulle ta võib meeldida. Mulle on ta juba enne meeldinud. Ja ma küsisin ka Floriani käest, kus sa nüüd välja hüppasid. Tuli välja, et me tunneme tegelikult, aga ma ei olnud teda kunagi vaadanud nagu. Ma olin vaadanud teda, me olime tuttavad hoopis teises kontekstis, ta on muutunud ka.
ja ta meenutas mulle mingit meie ma ei mäleta, seda ma ei mäleta. et ma mõtlen, et kus see tuleb, et me alahindame iseennast nagu nii tohutult palju. Me seame ennast piiridesse ja kastidesse ja määratleme ennast ära kas oma vanusega, oma tutvusringkonnaga. Oma mõistuse ja tarkusega ka alahindame. Ja just, et selles mõttes, et see ongi nagu see, et kui karta uksi avada, siis ei juhtugi mitte midagi ja siis ei tulegi ei uut energiat ega uusi ideid ega midagi sellist, et kui kaob ära selline rõõm, mängulisus, avatus, energia, et mida suletum olla, seda vähem seda energiat on. Või kulutada energia ära kadestumisele, vihale, kõrvalpilkudele, mingitele kommenteerimistele. Või siis osa inimesi, mul on ka selline tunne, et nad tahavad sellist hästi rahulikku ja stabiilset elu, et jumala pärast see paat ei kõiguks. Vaata, tahaks lennata, aga mitte väga kõrgelt. jah, täpselt. Et tahaks ka neid asju teha, aga ei julge. Et see on see ja tahaks, et kõik oleks vahel siile. Ma ise ka mõtlen vahel, kuule, nüüd aitab küll tead, ärme seda paati, kõik on praegu väga hästi, kõik on suurepärane, kõik on väga stabiilne. Nii, nüüd ma niimoodi vaiksel kiisu sammul lähenen sinna, mul läheneb juba, issand jumal, mul läheneb juba pensioni iga varsti. Ja saad aru, ma saaks jumala rahulikult olla, on ju, kõik kapital on kogutud, mine nüüd rahulikult sinna niimoodi. Mine praami peale, sõida Saaremaale, õnni seal kadakate vahel, vaata ringi. Lahenda rissenu, peegelda sokki. Ja, et ära tõmble, et ei ole vaja nüüd enam riskida nagu, aga mingeid riske võtta. See on ohtlik, võid tunduda rumalana. Sa võid rumalana, aga sa võid kõik kaotada. Ei, aga sa võid ka kaotada, kurat teab mida kõik. Et ma arvan, et see inimeste hirm baseerub ka sellel, et kui me oleme vahel saavutanud mingi taseme, siis me tahaks nagu seal olla selle, vaata, sa oled selle mõnusa kisselli sees, kus on vahukoord ka natukene peale pannud ja seal on jube mõnus on ringi ratast ümber selle vahukoore mütsikese ujuda, kõik on nii hästi. Ei lainet, et oleme nüüd rahulikult. Et see on see, mida tegelikult peaks ikkagi vältima. Mitte kartma, aga vältima. Et see ikkagi, see pehmendab seda aju meil ja see tulemus ei ole hea. Me ei ole head inimesed, kui me oleme liiga sellises mulli sees elame. Meil on aeg läbi jälle, kus tead, jah? Ei tea. Juttu jätkub päris. Ma vaatan sulle otse nagu Küülik Paamaale. Sa vaatad nagu Kuurule otse. Kuurule, no ma ütlen, et olla Anu Saagimise töötaks võib-olla isegi oluliselt paremini, kui olla Laura Valk. Et aga mida tema soovitab? Pane kohvrid ukseda. Sina ütled, et ei, ära oleva vahukoor sellist. Minu arvates on see päris hea soovitus. Kuule, aga kallikene, me peame nüüd siin igasuguseid kiidusõnu ütlema jällegi Kala Arsenalina, nagu ma ütlesin, minu totaalne lemmik. Täna käisid inimesed kohal, Tiit ja Tiit Veskus ja Marko Kaldma, kes tegid need käsitsi koha peal, need imelised asjad meile siin, et tõesti miljon tänu ja tahtsid meile veel šampanjat ka tuua ja siis meie produtsent ütles, pole vaja, meie tüdrukutel siin šampanjat küll. Šampanjat ei saa kunagi liiga palju olla, jah? Ma olen täiesti hämming. Aga see, mis ennem toimus, seda ma ei tea, kas üldse avalikustati, kuidas meil avati siin langustiinis õrgu ja põhimõtteliselt nagu toideti. Nad toitsid meid tegelikult ise, isiklikult, see oli ka väga... See oli imeline, aga nüüd me saame, ma ei tea, kas me hakkame neid kammkarpe kohe sööma. Ei hakka, meil on ära vaja kiita inimesed. Kiidame ära kõigepealt kammkarbid. No sina kiida, mina kiidan kammkarbid, need on basiiliku ja ruukola maitsega. Tegelikult ongi ju kalapoodide juures meeldib mulle kõige rohkem see, et sa saad seal proovida midagi. Kuna mina olen oma peres 4 liikmest 2 söövad kala ja 2 nagu põhimõtteliselt vihkavad kala, siis ma eelistaks süüa seda väljapool kodu. Aga siin on näiteks ka forelli tartar ja vähisabad, eks ole, et mida kõike saab sellest kalast teha, see fantaasia ju ei pea piirduma restoranidega, see võib ka piirduda selle kiire ampsuga. Et ma mäletan härrad siis söödud Austrite maitsed siiamaani, mis oli 20 aastat tagasi.
nii, aga siis toidud, sina hakka kammkarpi sööma, mina tänan. Sa topid mu suu kindlasti. Mina tänan siis jällegi Snoobi riideid, mis meil seljas on ja loomulikult neid imelisi briljante. Need on Baltic briljandid, siis meie ehted täna kõik siin sõrmes on ehtsad briljandid, et suurepärased ja need on briljandid, mille kohta öeldi, et neid on müüdud Eestis juba 15 aastat. Ei ole ka piinlik minna Monaco printsessiga kohvi jooma. Wow, okay. Ja osa nendest briljantidest tuuakse maale ka sellisena, et nad oleksid investeerimiseks. Et seal oli nagu põhimõtteliselt ikkagi võimalik ka nagu leida selliseid vääriskivimeid. Nüüd sa pead mulle oma hambaid näitama, vaatan, kas sul on mingi roheline asi jäänud siia hamba vahele. Pesta. Ja, nüüd läks sa tahad öelda, et ma pean uuesti võtma selle Clinic Plussi pärlipesu ette, et mulle tuleb see imeline, mis iganes ultraheli puhastus suhu ja kusjuures... No kiida nüüd hambaid ka natuke. Ja ma kiidan hambaid ka ja ma sattusin väga toreda teenindaja otsa, kes jõudis järeldusele, et võib-olla minu hammaste puhul ei olegi valgendamine kõige mõttekam. Miks nii? Et kõigepealt peaks ikkagi... Hambad terveks tegema või? Ei, nad ei ole katki, aga et selles mõttes, et ta võttis sealt nagu kivi ära, mida seal oli ja et kõigepealt vaatame, kas see mäng on küll neid väärt, et see on nagu suur sekkumine. Valgendamine või? Ja just, et ta on nagu sügav keemiline protsess ja sellega võib kaasneda tundlikkus ja kõik muu selline ja minu arvates kokkuvõttes oli ju see pärlipesu väga abiks ka. Sa tead, et peale seda ei tohi punast veini, teed ja kohvi ei ole soovitatav? Ma piinlesin terve päev ja mõtlesin, mis värvi on mingi toiduaine. Oli ka keelatud peet ja mustikad. No, aga kas sa oled suutnud kohvita olla või? Ja ma sel aastal üks minu väheseid lubadusi, mis koos toitumisterapeutiga tuli, oli see, et ma piirdun 1 tassi kohviga päevas. No jaa, aga... See minu jaoks ma olin hommikul juba joonud, kui läksin sinna. Okay. Ma elasin selle päeva üle. Nii, ühesõnaga hambad on kiidetud. Reisile tahad minna või reisihundiga? Jaa, tead, mis juhtus minuga sel aastal? No. Et mulle kirjutas Eesti reisiraamatute autor proua Petrone 2. jaanuaril umbes ütles, et kuule, ma olen kuulnud, et sa oled Maldiividel elanud pikalt. Et äkki me saaksime raamatu suhtes kokkuleppele ja siis ma nagu ütlesin, et ma ei ole seal vist nagu kordagi käinud, aga kui sa tahad mind hirmsasti saata, ma võin sulle selle raamatu kirjutada küll. Aga selgus, et ajas mind kellegiga segamini, kellel on sama perekonna nimi, et võib-olla see on märk selleks aastaks, et ühtlasi saab sealt sellest toredast büroost väga lihtsalt kätte reisivõrdlused. Just, et panete lihtsalt sisse paketikas.ee ja sealt tulevad siis kõik ka kohe, paned seal tahan Kuubale on ju ja siis tulevad ilmselt 5 päeva paketid, 6 päeva paketid, erinevad hotellid, erinevad rannad saad. Ja võib-olla siis vaatamisväärsused ka on ju. Ja selles mõttes, et sa saad lihtsalt reisi planeerida, sest viimati oli väga huvitav see, et üks tuttav rääkis, kuidas ta käis pojaga kaubanduskeskus, kus oli reisibüroo, kus oli 4 tühja pinki ja keegi keerutas seal pastakat ja poeg küsis, et miks on inimestel vaja reisibüroosid. Ja siis isa tükk aga mõtles ja ütles, et see on vist nendele inimestele, kellel ei ole fantaasiat. Jaa, väga hästi öeldud. Nii. Edasi, nii Kala-Arsenali mainisime ära. Goldberger šampanja on meil siis täna siin, kostitab meid. See oli selline šampanja, mille kohta Anu ütles, et ta ei ole sellist veel Ma ei ole sellist joonud, jaa, tõesti. Hästi ilusate etikettidega, et see mõjub minu puhul ka alati kuidagi positiivselt. Ja see on ka kiidetud ja siis Sinisukk kirjastus. Me oleme nüüd neid raamatuid siin lugenud pidevalt. Eelmises saates tegelikult me rääkisime juba 2 toredast raamatust ja ühe raamatu ma lugesin täiesti läbi jalgpallur Ronaldo emast. Temast ei tea mitte midagi, soovitan soojalt ja teine oli siis Kalifaadi hoor, aga seda ma loen siia maani, nii et selle kohta ma ei saa midagi öelda. See oli pisut raskemat sorti raamat, väga karm ja islamiriigi siis teemadel kirjeldatakse siis selle jõhkrust ja nende
nii-öelda väga pühade meeste pattudest räägitakse, mida nendel loomulikult ei ole, et patused on ainult naised. Aga ma soovitan, siin sarjas on hästi palju raamatud, meil on veel neid hunnikutes. Ja meil on, need raamatud keskenduvadki naiste elulugudele ja mina lugesin ühest kõrgklassist pärit Vietnami revolutsionäärist, kelle nimi oli siis Huan Puang lugu ja see oli üsna muljetavaldav sissevaade Vietnami ajalukku läbi mitme aastakümne ja teine raamat oli ka võib-olla sealt Kalifaadi sarjast, et ühest noorest Nigeeria tüdrukust, kes 16-aastaselt ei tahtnudki mehele minna, põgenes kasuema juurest ja mõtles, et ta satub Euroopasse lapsehoidjaks. Päris nii see ei läinud, aga päris prostituudiks ta ka ei sattunud ja see on küllalt nagu selline napisõnaline raamat, aga annab korraliku sissevaate inimkaubandusse, mis käib siis Aafrika ja Euroopa vahel, kuidas inimesed on kõrbes laevadel ja igal pool mujal lihtsalt selle nimel, et jõuda välja, kuhu ta siis jõudis Itaaliasse. Ja, aga eelmises saates vaadake järgi, me alustasime ka näojoogaga kusjuures ja nüüd on sinul võimalus, kallis Piret, näidata meile järgmine harjutus ette. Mina näitan, sina näitad, see olid väga osav. See on jällegi otsaesise lõdvestamine, see oli meil ka eelmises saates. Kas sa oled nüüd näojooga mõudis valmis? Ja, aga nüüd sina teed ikkagi, mina ei tee, mina oma meiki rikkuma ei hakka praegu. Okay. Nii, see on nüüd neile, kui te vaatate eelmist saadet ja me näitasime seda, et hästi lihtsad harjutused muuseas, hästi mõnusad ja ma olen juba alateadlikult neid ka varem teinud, siis see järgmine, mida sa nüüd võib-olla näitad, on sellepärast, et see on nendele, kes ei suuda oma otsaesist lõdvestada. Ehk siis ja peaks seda manuaalselt tegema ja nüüd sa nagu Piret näitab, kuidas manuaalselt lõdvestada oma otsaesist, ehk siis aseta sõrmenukid otsaesise keskjoonele. On. Täpselt nii. Ja tõmba mõõdukat survet avaldades, mitte väga kõvasti siis, üle lauba oimukohtadeni. Kus sa jõuad oimu kohta, siis tee natuke nagu tõusev liigutus seal. Ja siis, kui sa oled jõudnud sinna sõrmenukkidega lauba keskjoonelt, siksakitades üle lauba vertikaalselt ja siis tuleb liikuda sõrmenukkidega liigu ühele poole ja teisele poole. Ühesõnaga, mina soovitan, et vaadake, siin on ka, meil oli ka vist mingisugune lehekülg, kus neid harjutusi sai täpsemalt vaadata ja ilmses saates me ka pikemalt siis rääkisime sellest, et miks see on tegelikult soovitatav teha näojoogat ja mina ütlen ausalt, et mina olen seda teinud juba aastaid ja ma käin ka spetsialisti juures ja ma pean siinkohal muuseas tänama ka Nanoaasiat. Meil on ka nende tooted täna siin, kus juures need lähevad Kreekast, aga nemad teevad ka kus juures sellist näogümnastikat, et kui sa ise ei viitsi päris kõiki asju teha, siis seal tehakse. Aga kus saab infot selle kohta? Ja, et seesama Kairi, kes meile seda näojoogat õpetas, korraldab messi 12. aprillil, mis on loomulik ilu ja seal on kirkood. Meie saadame teile neid kutseid, kui te meile kirjutate ja seal saab osaleda. Nad kirjutavad skandaal.net.fi, kus nad kirjutavad kuulajad, vaatajad meile oma ideedest, mõtetest, millega iganes. Kas või oma lugusid võib kirjutada? Ja just, et alati ei pea alati lugema raamatut, võime lugeda kirju ja siis saab sinna töötubadesse minna, kus saab siledama näonaha, nooruslikumad näokontuurid, näiteks kividega kauni kaela, näohoolduse kuppudega, iluteepimise. Et sa saad omandada selliseid noa ja tabletivabasid ilunippe. Iluprotseduure selliseid. Väga tore. Ja siis meil on ka Leia Korea tooted siin, mida mina tahaks isiklikult väga kiita. Sina oled juba ka neid proovinud. Piret, ja jäid väga rahule. Jah, selles mõttes on see Korea kosmeetika ilmselt nagu selline uus trend. Mind on üllatanud täiesti. Ja palju tuleb Euroopast väga mõistliku hinnaga, saab tellida. Neil olid ka vist mingid 2-3 poodi Tallinnas erinevates kohtades. Et tooted olid väga kvaliteetsed ja nad ei olnud
vegan tooted olid enamik ja kui sa arvad, et Korea tooted nagu vähendavad võib-olla mingisuguse värvilisema nahapigmenti, ei, nad on ikkagi mõeldud Euroopa turule ja nad on hästi kerged ja sellised väga lõhnatud, aga väga tõhusad. Just. Ma vaatasin seal briljantide kotis, kus juures seal on ka mingid kinkekaardid. Ja seal on ka kinkekaardid, et Baltic Brilliant, siis üks on 100 eurone, teine on 200 eurone. Saad jäänud siia, mul on briljant kõrvarõngad just vaja. No ma ei tea, palju sa sellest kõrvarõngast nagu sellest saad, aga et paned oma abiks ikka jah, et leppida kokku omale sinna Plessneris Staapi tänavale kohtumine, vaadata seal briljandid üle ja mõelda, et mille jaoks neid on vaja, sest praegu ju ka ma olen märganud, et inimesed ostavad omale väärise meid kokku. Just. Nii, ja Babee ja Cum Laude apteegi kosmeetika, see on meil ka korduvalt olnud. Cum Laude on meil siin laua peal ka varem olnud, aga sel korral on siin Cum Laude topsis hoopis jah, selline antioksidaalne seerum näonahale Babeelt ja see on selline väärtuslik kosmeetika ja neid samu tooteid saab ka kinkekotiga esimestele tublidele tulijatele meie vestlusõhtul 6. märtsil. Just, meil on ju 6. märtsil, nagu me saate alguses ka ütlesime, vestlusõhtu ja siit nendest asjadest, mis te näete, et meil on ka kinkekotid, et need ka tulevad rikkalikud, et kes on kiired, need saavad 120, halloo, see on ikka päris palju, et ma arvan, et inimest just saavad kinkekotid, et see on ikkagi päris äge. Ja siis meil on My Magic, kus mina käin maniküüris, aga sealt on meil pandud nii kätekreem kui jalakreem ja õlid küünenahkadele. Issand jumal, mul oleks kohe vaja tegelikult. Mina käin seal kusjuures maniküüris ja mina vihkan kirglikult maniküüri. Ja siis ma saan pidevalt riielda, et ma peaks rohkem õli panema oma küünenahkadele, aga see on jah, mu tõesti lemmikkoht. Et ma peangi ütlema, et tegelikult ma ju reklaamime või räägime nendest asjadest, kus ma päriselt olen kogu aeg nagunii käinud. Et ma isegi võiksin, ma ei tea, niisama ka rääkida nendest, et kala, lõhe, kõik sellised asjad on minu ikkagi suured lemmikud, et vaieldamatult, et veel kord suured tänud. Doktor Hiirast ma lihtsalt, sellest ma olen lõputult rääkinud, et kui sa tahad, et su kõht oleks korras, siis jumala pärast, see ei ole üldse nali, kõik need fermenteeritud sellised tooted, need teevad teie kõhule pai. Päriselt ka. Nii, on meil nüüd keegi ära jäänud. Colliers toodetega tehti siis meile meigid täna. Ja siin on selline väike pakend ka. Kinkikene. Ja siis nanoaasia mainisime ära. Ehk siis jah, praegu tundub, et Snowbi riided on meil. Ütlesin juba, et kõik on korras, et palun kirjutage meile, siis te võite ka siit olla need õnnelikud, kes saavad endale väikeseid samasuguseid üllatusi ja kingitusi, mida meiegi siis armastame ja naudime. Ja pange kindlasti kalendrisse 6. märts kirja. Siis on vestlusõhtu ja Reedu on ka siis meiega. Ja meie ihumeikar Reet Tärmat ühineb ka meiega. Tal on ikka sellised lood, et ma arvan, et me ei saa suudki lahti. Me ei saa sealt suudki lahti. Aga pange ka juba selles mõttes meile küsimusi ja teemasid, et võib-olla see inspireerib siis, et me vaatame natukene, et millest need naised või miks mitte ka mehed, et mehed ärge häbenegi, et te vaatate, kuulate meid, et millest te tahaksite, et me räägiksime, et ma olen täheldanud ikkagi, et sellistel vestlusõhtutel, mida me oleme teinud, me oleme suht avameelsed, me loodame, et see on natuke riski business, muidugi sa ei tea kunagi, kes mida kuhugi edasi räägib, ma räägin Pärtel kaotas töö tänu sellele, sest me olime nii avameelsed. Ja ma pean siin kohal lisama ja ma pean suurimad vabandused ütlema, sest oli ka üks periood, ma ei tea, miks me hakkasime rääkima Eesti kuulsatest meestest ja järsku me hakkasime rääkima nende laiusest ja pikkusest. Vau! Vot nii! Kas need on järelvaadatavad? Vot nii mõnigi külaline tegi seal niimoodi. Aga tead,
jäta see meelde, räägime sellest meie järgmises podcastis. Kelle laiusest ja pikkusest? No meie tuntud meeste laiusest ja pikkusest. Ja, minu arvates on see väga hea mõte ja see on selline hea veksel, mida õhku visata. Ja. Ei, see on põnev teema ja me rääkisime seal suht avameelselt sellest ja ma tõesti imestan mingid kohtukeissi ei tulnud ausalt öeldes. Ajad on vahepeal muutunud. Ja, aga saab rääkida pisikulises kõneviisis nii, et ikkagi lõpuks me olime nii kavalad, et me rääkisime isikulises kõneviisis, aga nii äratuntavalt, ütleme nii siis. Kuulge, head õhtut, järgmise kohtumiseni. Skandaalne@delfi. Ciao. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't cry.